Katsuks teha nüüd ühe pikema video natuke ja mul ei ole probleem selles suhtes niimoodi jagada ja rääkida. Probleemiks on teiste inimeste arvamused selles mõttes, aga selle video tegemine ja jagamine iseenesest nagu on eneseväljendus ja see on hea asi ja see on hea tujuga tehtud ja ma olen rõõmus ja õnnelik neid videosid. Et proovin pikemalt teha midagi nüüd. Et see on nagu kunst või midagi sellist, on ju. Ja ma olen sattunud nagu oma vaimsete praktikate käigus nagu sellisesse keskkonda, kus igast küljest on nagu surve. Ja siis ma pean kuidagi selle survega hakkama saama ja kuna ma olen üsna tundlikuks muutunud, ma olen taimetoodlane ja siis mu see surve on ka nagu südametsakrale või südamele. Ja siis see on nagu ebameeldiv tunne, see on nagu selline, nagu keegi tahab sult midagi kogu aeg ja siis sa pead ise hakkama leiutama neid vastuseid või asju. Ja ma saan sellest aru, on ju. Ma vist pean selle kõige tegelema, et selle mingi variant on muutuda nagu selleks imemeheks ja proovida siis mingite vaimsete harjutuste abil siit nagu välja saada. Aga õigem ilmselt oleks ikkagi vaadata otsa sellele probleemile, selle murekohale ja proovida seda otse nagu lahendada või ka adresseerida kõigepealt, mitte kohe siis võib-olla isegi nagu lahendada, vaid katsuda aru saada, et millest selline surve. Ühte ma saan aru, et perega ei ole hästi, et see suur probleem on selles mõttes ja meie kui oskuslikud siis heatahtlikud olendid võib-olla suudaks on ja seda probleemi kuidagi muuta paremaks, nii et inimesed armastaksid üksteist rohkem ja tekiks selline mõistmine ja arusaamine on ju juurde. Et siin ma ikkagi nagu lähen religioossemaks võib-olla, et me saame nagu selle eest palvetada, aga me ei suuda nagu hetkega või nii ruttu seda olukorda parandada. No ütleme, mingis peres on tüli ja siis sul on seal mitu osapoolt, kes on otsustanud siis teist osapoolt võib-olla mitte nagu arvesse võtta või mitte kuulata erinevatel põhjustel, on ju. Ja ma ei saa nagu sinna minna ja öelda sellele perele, et olge nüüd sellised, on ju. Või olge nüüd nii või tehke nüüd nii, on ju. Mis ma saan teha, ma saan kuulata nagu neid erinevaid osapooli, on ju siis. Ma leian, et tülid on ka nagu mitmel tasandil, et nad ei ole nagu nii lihtsalt ja üks-üheselt võib-olla mõistetavad, et kui kellelgi meist on tüli kellegi teisega, siis see sama muster kandub edasi ka lastele näiteks või see sama muster kandub edasi ka teisele lapsele või ütleme, mul on ühe inimesega tüli, siis mul on ka ilmselt ka kellegi teise inimesega sarnane tüli. Et see ei ole nagu alati nii lihtne ja otseselt arusaadav. Ja me saame luua sellist õrna toetavat, armastavat õhkkonda, mida siis ka osad inimesed teevad või päris paljud inimesed teevad ja ikka ei aita, on ju. Et